Tere! Jälle siis on siin väikene videokene, mis loodetavasti aitab sind ja ma kohe kindlasti tean, et see, millest ma rääkima hakkan, aitas ühte neiut, kellega ma kohtusin eelmine nädal ja kohtumine sai, ma nimesin ütle ja ma loodan, et ta väga ei pahanda, ta võib isegi siin sõna võtta siin videole, kui ta soovib, sest ma usun, et ta kindlasti näeb seda. Ja sest ta ütles, et ta paljusid videosid mul näinud, aga sel teemal, kus ma rääkima nüüd hakkan, sellest teemast ma tegelikult videot ei olegi teinud ja tegelikult see on natukene jama, et ma seda videot varem pole teinud, sest selline olukord võib põhjustada probleeme ja temal oligi see probleem tekkimas. Ja millest siis see seisnes? Nimelt tema soov oli kogu aeg vormis olla, 365 päeva aastas, kogu aeg tahtis vormis olla ja kuna ta ei suutnud seal püsida, ta küll oli, ma nüüd täpselt aegasid ei mäleta, aga mingil hetkel oli, mingil hetkel ei olnud vormis ja ta arvas, et nendel hetkedel, kui ta ei suuda vormis püsida, et tal on midagi viga. Ta kahtlustas endal toitumishäiret, aga õnneks toitumishäiret tal polnud, aga selline olukord, kui inimene nüüd seda kõike ei tea, mida ma praegu rääkima hakkan, võib reaalselt põhjustada kas siis toitumishäire või siis pidevalt stressi ja väga-väga halba enesetunnet, mis ei ole absoluutselt vajalik, nagu sa kohe varsti siin nägema hakkad. Ja probleem, nagu ma ütlesin, oli siis selles, et inimene ei suutnud kogu aeg vormis püsida, nagu ta soovis. Ja ma ütlen siinkohal kohe ära, et kaalu kõikumised on absoluutselt igal inimesel siin planeedil. Isegi kui see inimene selles mõttes ei tegele sellega või tegeleb sellega, mingil hetkel meie kõigi kehakaal kõigub, see on fakt. Lihtsalt nii see on. Nüüd, küsimus on selles, kui tihti see kehakaal sul kõigub ja kui palju see kehakaal sul kõigub. Seal on nüüd väga-väga suur erinevus tegelikult, võivad tulla väga suured erinevused. See tähendab seda, et kui kellegi kaal on näiteks iga kuu erinev või siis ta on iga kuu erinev näiteks, ma ei tea, +10, +15 kilo, kuidagi selline, väga selline nii-öelda dieeditamine, ehk siis üles ja alla käib see kaal kogu aeg väga suurel määral ja väga tihti. See nüüd hea ei ole, sest organismile selline kaalumuudatus pidevalt ei mõju hästi. Ja kuidas see kehakaal siis võiks nii-öelda kõikuda? Mina räägiksin siinkohal, ma teen ilusti punaseks ja roheliseks ja siniseks selle, et teil oleks väga-väga selge see kõik asi. Ühesõnaga, siia alla ma tõmban siis ühe joone ja see joon nüüd siin tähistab siis aega. See on nüüd ajajoon, ütleme siis niimoodi. Siin on see keskmine punkt, siia ma tõmban teise jooned ka veel. Nüüd, kui tihti see kaal võiks kõikuda inimesel? Mina ütleks, et see kaal võiks aasta lõikes kõikuda kuskil 2-3 korda. See tähendab seda, et on tegelikult ju välja kujunenud kindlad ajad, millal inimesed soovivad siis nii-öelda vormis olla. See on siis suvi näiteks on ju, kevad ja mõni soovib ka jõuludeks vormi saada. Ühesõnaga inimestel mõni on spordiga. See tähendab siis seda, et see inimene peab olema talveks vormis on ju. Ehk siis sa otsustad ära ise, millal sina tahad vormis olla. On ju, lihtsalt otsusta see ära. Aga teeme siis praegu asja nagu selles suhtes lihtsalt ja ma tõmban siia näiteks 4 joont. Ehk siis esimene joon, see on siis sügis, on ju, ma ei hakka välja joonistama. Teine joon on siis talv ja siis meil on siin 3. joon, mis on siis kevad ja 4. joon, paneme siis siia suvi, on ju, kõige suurema, sest enamus inimesi tegelikult tahab siin vormis olla. Nüüd, ma tõmban siia teise joone. Teine joon, paneme selle rohelisega, aeg on punasega sellepärast, et see kulub ja seda tagasi ei saa, on ju. Ja paneme rohelise ja see roheline tähendab nüüd see tähendab tublidust, kui see on siis aeg, nii. See on aeg ja see on tublidus. On ju. Nii, mida see tubliduse aeg tähendab? Tublidus tähendab siis ilmselgelt seda, et sa jälgid oma toitumist. On ju. See tähendab seda, et sa käid trennis, oled tubli ja nii edasi ja nii edasi. Sest tubliduse tulemusena saavad inimesed siis nii-öelda kaalu ennast. On ju. Nii, nüüd on mul aeg on tõmmatud, tublidus on ka tõmmatud. Nüüd, kui me nüüd arvestame sellega, et sinu soov näiteks on olla vormis suveks, on ju, siis see tähendab seda, et ma ütleks, et sa siin, ütleme niimoodi, et kui see siin on nüüd nagu tubliduse, nüüd hakkab siin hakkab sinu tegevus, see on see sinu tegevus, on ju, see sinisega. Nüüd, kui sina tahad suveks näiteks vormis olla, see nüüd ei tähenda seda, on ju, ja tõmbame siia sellise keskmise joone. See on sinu tegevuse keskmine joone, ehk siis sa oled selline enam-vähem inimene, on ju, ehk siis sa jälgid nagu näiteks, ma ei tea, 60-70% ajast oma toitumist ja see on sinu keskmine joon, on ju. Nii, see ei tähenda nüüd seda, et
sügisest talveni ja kevadeni võid sa kuskil siin olla, nii palju selle joone all, ei, siis sa kindlasti ei tea. Kevadega sa suveks kindlasti vormi ei jõua sel juhul. Sinu see joon, see tegevuse joon peaks või võiks olla siis enam-vähem kuskil siin kandis on ju, siin kandis. Ja nüüd, mida lähemale sa suvele jõuad, seda kõrgemale peaks minema see joon, on ju. Ja siin on see nagu see soovkaal. Siin on see soovkaal, on ju, see maagiline koht. See on see piir, see on see tubliduse tipp, sinu soovkaal. Nüüd, kui sa tahad jõuda suveks siia, siis see tähendabki seda, et sa võid olema siin enam-vähem kuidagi hoidma seda oma kehakaalu kogu aeg, on ju. Ja siis lõpuks sa jõuad sellele soovkaalule juurde, mis on siis suve juures, on ju. See on see tublidus, see on see hetk, kui sinu vorm on siis kõige parem. See tähendab siis seda, et sa vaatad peeglisse, sulle meeldib. Pane juba riided selga, lemmikriided paned selga, need istuvad väga hästi. Sa tunned ennast hästi ühesõnaga ja sa jälgid oma toitumist, sa oled tubli, on ju. Nüüd, nendel hetkedel ütleme siis niimoodi, et kui sa tunned, et okei, et näiteks nüüd suvi on läbi, on ju, suvi on läbi ja paneme siia näiteks siis mingid muud ajad näiteks, paneme siia siis näiteks suvi see just läbi, tegelikult ei, võib olla ka sügis, talv ja kevad. Nüüd, kui sa selles mõttes tahad näiteks mingil hetkel olla jällegi talve ja kevade vahel, sul on siin midagi tulemas, mingisugune rannapuhkus näiteks on ju, tahad randa minna, mis on siis talve ja kevade vahel, näiteks mingisugune veebruar või märts. See tähendab seda, et kui sa nüüd ütleme siit tublidusest, tulid siit kõrgelt, tulid on ju, siis jällegi see kuku siia alla, on ju, siin all, kui sa siia kukud, sa oled siin nädal aega, mitte rohkem. Ja siis sellest punktist edasi, sa üritad jälle selle keskmise joone juurde tulla ja ütleme, et sinu kaalu kõikumine võiks siis olla, ütleme, et sinu soovkaal on näiteks, ma ei tea, 58 kilo. 58 kilo on sinu nii-öelda siis see kaal, kus sa tunned ennast suurepäraselt, on ju. Ja sinu kaalu kõikumine ei tohiks olla rohkem kui 68 kilo ja see on juba tegelikult liiga palju. Ja miks ta liiga palju on, sest kui inimene võtab 10 kilo keharasva juurde, vaevalt sa lihased endale juurde siin võtma hakkad, on ju. Kui sa võtad 10 kilo keharasva juurde, siis oleme ausad, need riided, mis sulle siin praegu selga lähevad, need, mis natukene nii-öelda vormi kallistavad, ütleme siis niimoodi, muidugi mingi T-särgi ma võin panna siis ka, kui ma võtaksin 15 kilo juurde, on ju, aga kui sa võtad 10 kilo juurde, kui ma võtaksin 10 kilo keharasva juurde, need teksapüksid näiteks minule ja mitte venivad riided, need ei mahu sul selga enam, on ju. Ja juba sellepärast ei ole mõistlik minna rohkem kui 10 kilo. 10 kilo on isegi tegelikult natuke liiga palju. Ma tegelikult kustutaks selle numbri ära ja kirjutaks seal selle näiteks 63. Miks mitte kaaluda näiteks oma sellest tubliduse kaalust ainult 5 kilo rohkem ja ega see tegelikult sinu välimuses nii palju tegelikult ei väljendu ka, et sul on 5 kilo juures. Ja kui sul mingil hetkel tunned nüüd, mul on vaja vormi tagasi saada, on ju, mida ma nüüd tegema pean, siis väga lihtne. Sa viid selle tubliduse joone ülesse, on ju, viid selle joone ülesse, kuni siis SK, ehk siis sinu soovkaal on saavutatud, on ju, ja viid selle sinna ülesse. Ja selles punktis, kui sinu eesmärk näiteks on suveks vormi saada ja juunis ja juulis olla rannas väga ilus, tunda ennast väga hästi, siis mida sa pead tegema, ega sa pead tegelikult juunis ja juulis ka tubli olema, sellepärast, et tegelikult kahjuks on niimoodi, et kui vorm tuleb aeglaselt ja vaevaliselt, see, mida sa soovid, see rasvapõletus, siis tegelikult ta läheb väga kiiresti ära. Seega tegelikult, kui sinu eesmärk on olla suvel vormis, sellest ei piisa, et sa oled ainult märts, aprill ja mai oled heas vormi, tubli on ju. Ja siis juuni-juuli ei tee mitte midagi. See allakäik võib sul hakata seal kuskil juuli lõpus, võib see hakata, ütleme niimoodi, et see on siis juuli lõpp, siit sa hakkad vaikselt alla tulema, et sa veel juuli lõppu nagu välitaksid ilusti ära ja siis, kui sa jõuad augusti, see on sinu see keskmine joon, on ju, siis sa oled siin kuskil selle keskmise joone juures ja siin on sul sellised väiksed kõikumised. Aga iga kord, kui sa tahad sellist 5 või 10 kilost muudatust oma kehakaalust saada, siis arvesta sellega, et sa ei saa nagu selles mõttes seda enam selliste väikeste kõikumistega, sellega sa püsid siin, kui sul on selline nagu laineline joon, on ju, sellega sa püsid siin. Aga kui sa tahad sellist suuremat muudatust, siis see lainetus ei saa enam selline olla, see on ikkagi konkreetselt läheb üles nagu. Ja siis sa pead püsima siin nii kaua, kuni sa tahad vormis olla ja siis vaikselt tuled alla, et ei too seda tubliduse joont niimoodi alla lihtsalt. Ja veel hullem, mitte
mitte siia keskmisesse pole mõtet seda tuua, vaid siia, sest see tähendab ainult ühte asja, sa lasid täiesti lõdvaks ennast. Ja sellised asjad ei mõju inimese distsipliinile absoluutselt hästi ja eriti distsipliinile, mis on seotud siis sinu toitumise ja liikumisega. Nii et lõpetuseks ma tahaks seda öelda, et ma loodan, et sa sellest kõigest said ilusti kenasti aru, on ju, sest ma oma arust seletasin seda suht lihtsalt, aga ma lihtsustan seda siis veel, öeldes seda, et aastaringselt vormis püsida või siis samas kaalus püsida polegi võimalik. Otsusta enda jaoks lihtsalt ära, millal on need ajad, millal sa tahad vormis olla. Ja siis arvesta sellega, et olenevalt sinu kehakaalust või sinu vormi soovist, pead sa siis vähemalt 2 kuud enne, kui see on 5-kilone muudatus, siis minu soovitus umbes 2 kuud enne hakata siis nii-öelda vaeva nägema. Ehk siis tubli olema. Ja see ei ole üldse keeruline. Kui sa kasutad mu toitumiskava selleks, siis minu lubadus sulle on 1 kilo nädalas see. Kui sa tahad 5 kilo alla võtta, see on 5 nädalat, aga jäta endale natukene sinna veel ruumi. Tuleb mingi sünnipäev, keegi toob mingi koogi või kringli või mis iganes on ju. Ja siis see kaal näiteks 4 päeva on paigal on ju. Ja seda juhtub paar korda. Aga see 4 päeva on juba üle nädala aja kokku. 2 korda 4 päeva on ju. See on 8 päeva. Sellest saab juba enam 2 nädalat on ju see, kui sinu plaanis on võtta 5 kilo alla, anna endale 2 kuud selleks, on ju, kui sinu plaan on võtta 10 kilo alla, anna endale kuskil 3,5 kuud selleks, on ju, ära anna ainult 10 nädalat, on ju, see läheb liiga stressi rohkeks, aga sa peaksid arvestama sellega, et sa annad endale piisavalt palju aega ja siis see aeg, kui sa tahad vormis olla, see aeg sa pead ka seal veel püsima, on ju, ja siis ühel hetkel, kui sa nüüd tunned, et okei, nüüd ma võin minna tagasi sellisesse tsooni, kus ma lähen kinno, võtan selle popcorni kätte ja teen mingisugused sellised natukene vabamaid valikuid on ju. Ja sa arvestad sellega, et su kaal tuleb tagasi ja see on täiesti normaalne. Sul ei ole mitte midagi viga, see on põhisõnum. Kui su kaal kõigub üles ja alla, sa pead olema sellest teadlik. Ja kaalu kõikumise puhul, mis on eriti oluline, on see, et see kaal võiks kõikuda teadlikult. See tähendab seda, nüüd ma tean, et ma võtan alla, on ju, ja nüüd ma tean, et ma võtan juurde ja sa ise tead, mida sa teed. Mitte sul ei ole mingisugused üllatused. Oi, ma kaalun nii palju, oi, ma kaalun nii vähe, mis ma nüüd. Et seda pole vaja, on ju. Siis sa hakkad arvama, et sul on midagi viga. Sul ei ole mitte midagi viga, lihtsalt sa ei tea neid asju, aga nüüd sa tead seda kõike. Nii et ühesõnaga, kui sinu plaan on nii-öelda paigas, ehk siis sa tead, millal sa tahad olla soovkaalus, on ju, siis arvesta sellega, et sul on siis see tubliduse joon ja sul on siis see ajajoon. Ja siin vahel jookseb siis see, et soovkaal on siin, on ju, ja siis siin olenebki nüüd sellest, et arvesta sellega, et kui sa tahad soovkohale jõuda, siis sa pead väga tubli olema, on ju, ja sa pead olema tubli nii kaua, kuni sa seal püsida tahad. Ja ühel hetkel pane endale ka paika see, et ma võtan nüüd 6 aega endal vabaks, sest tegelikult see tubli olemine, sa pead kogu aeg mõtlema, on ju, sa pead kogu aeg vaatama, et su toitumine korras, see on omaette pingutus, on ju, aga selle tulemus on siis ilus keha, hea vorm, hea energia, kõik need asjad on selle tulemusena, aga kui see muutub liiga stressi rohkeks sinu jaoks, meile kõigile meeldib oma töö ka, aga me peame sellest ka puhkama, on ju. See tähendabki seda, et kui sa tunned, et see soovkaalu hoidmine on sinu jaoks liiga raske või selle saavutamine on liiga raske, siis nendel hetkedel sa puhkad, on ju, ja siis sa liigud nende sammudega edasi. Ja mõni inimene peab üldse enne sinna soovkaalu jõudma, aga arvesta sellega 1 kilo 1 nädala jooksul, see on siis minu lubadus sulle, kui sa mu toitumiskava kasutad. Nii et praegusel hetkel arvesta siis selle, kui sa oma soovkaalu tead, siis arvesta, kui palju nädalat sul täpselt selleks kulub, et olla näiteks suveks vormis. Sa ei pea alustama kohe, on ju, sa ei pea kohe alustama. Kui sa tead, et sul läheb näiteks ongi 5 kilo või 10 kilo, siis arvesta sellega, et 5 kilo puhul sa annad endale põhimõtteliselt 8 nädalat ja 10 kilo puhul sa annad endale põhimõtteliselt 15 nädalat. Aga arvesta sellega, et kui suvi on sinu eesmärk, nagu enamus inimestel on suvi eesmärgiks, siis tegelikult ega sul palju aega ei ole, see aeg hakkab juba otsa saama ja olenevalt sinu kehakaalust minu soovitus on ikkagi pigem kohe nagu alustada sellega ja vastavalt sellele siis pingutada. Kui sul väga kiiret ei ole, siis ei pea nii palju pingutama ja kui sul on väga kiire ja sul on ülekaalust väga suur, 10+ kilo üle on ju, no siis ma soovitan sul kohe alustada, sest kui me kuu alguses alustasime jaanuari alguses ütlesime, et 20 nädalat on jäänud, on ju, ega neid nädalaid nüüd on juba 18 või isegi 17 on ju. Nii et kui sa tahad 10 kilo alla saada, siis arvesta sellega, et varsti 15 nädalat täis ja see ongi enam-vähem selline aeg, kus sa tead, et sa saavutad kindlasti selle tulemusena. Võib-olla kiiremini ja väga tore, super, aga võib-olla läheb rohkem aega. Nii et ühesõnaga ärge stressake sellepärast, et kehakaal kõigub, teil ei ole mitte midagi viga, aga nüüd sa tead kõik selle informatsiooni, mis ma sulle ära rääkisin ja vastavalt sellele saad siis tegutsema hakata. Nii et all on link ja mis siis ikka, hakka pihta, on ju. Tšau.